Teeme siis nii, et kui inimene põlema läheb, siis ma räägin talle selle luuletuse samal ajal, kui ta põleb ja siis vaatame. Ei, sa võid kõrvalt öelda ja siis ta põles. Jah. Too fucked up to be true. Meid jälle rääkida. I want to break down. I want to break down. Kõik sul mulle filmid. Ei, ma filmin juba ammu. See teil huvitav vist eriti pekkis või? Nagu kunstnikule lasta oma tööd teha, siis ongi pekkis. Fuck on teil huvitav. Seda Star Wars on näinud. Star Wars tuli. Ja vaata, ei. Star Wars, jah. Ei ole. Ei ole. Nii, tervist. Mis filmiga meil tegemist on? Lasnamäe Lassomehed või? Ah? Mis film on? Baby Bangerid 3. Nii. Miks me siin täna oleme, on see, et me hakkame arutama väga tähtsat teemat, mis siis on tööohutus. Töö rohkem ei viitsi kirjutada, võtame järgmise asja, ehk siis punkt number fucking 1. Mul on umbes 5 minti aega. Kella ei ole, vahet ole. Nii, alustame esimest asjast. Imik laste eas. Laste toas. Ja ema POV, kas on mingi kommentaare? Kes imikut mängib? Illimäe. Illimäe. Jah. Kas tal on vanemaga kaasas või? Beebi peab olema vanemad kaasas, kui teda näitama võtaks. Üldiselt Illimäe tuleb ise. Beebi juures ei tohi olla tuleohtlik esemeid. Ei, see on iga inimese puhul. Kui on laps näitleja, on vaja vanemaid juurde. Kas on vanemaid juures? Tuli ei ole ohutu. Aga tuld saab näid teist moodi ka. Jaa. Kas te arvate, et see Illimäe on kuradi bensiinist tehtud? Kui Illimar ei ole nõus sellega tegema, siis ta kaotab selle rolli, ma teen ise ära. Mis sellest ohutusest mulle? Et sa oled ise ema ja samas ise enda beebile. Aru, issand jumal, kuradi... Okei, davai, nii lähme edasi. Fuck it, raisk. Kolmas keeruline punkt siin kuradi breakdownis on siis see, et Anna ja Juhan sentivad magama. Mõlemat osa siis näitled, nagu ma saan aru, sina on ju. Ja toimub tulede kustutamine. Küsimus kunstnikule. Tuled. Ohtlik. Aga kas me peame seda tuld üldse kaadri sees näitama? Me saame seda näidata Helis või lihtsalt kumada kuidagi seda valgust. Kas? Ja me saame niimoodi rohkem turvata seda valgusobjekti, mis meil on võtta. Ja nii on ohutu. No aga äkki on lihtsalt teha siis üldse raadios mingi asi, kui siin kõik asjad helistate teha. Mis me siin kuradi üldse filmime siis, kui kõik asjad helistehtud on? Aga suur meil eelarve. 200 eurot. Aga ohutus eelkõige. Meil on nii pisik eelarve, meil on vaja võimalikult ohutuks. Okei, selge, lähme edasi, väga hea, väga meeldiv. Mazda sõidab maanteel päikeseloojangul. Kuidas me lahendame selle? Stsenarist, ma ei tea, kas see peab Mazda olema? No, Mazda on tähtis, kuna Mazdaga on seotud igast mütoloogilised olendid. Nagu üksiksarvid ja... Jaa, miks me võin Volvo kasutada? Volvo on ka turvalised. Ehk siis, no Mazda ja Volvo ja... Tühi telefoni. Nalja teete? Kas ma... Ei, no võtab rahulikult, aeg on. Ja, ikka saab. Okei, tšau. Nii, lähme edasi. Kas kunstnik on nõus? Jah, võtame Volvo. Võtame Volvo. Näite. Ma ei tea. Seda on vaid näite. Pigem Mazda. Ma tunnen, et see kõnetab minu isiksusega rohkem. Nõus näite. Volva inimesed on segadusse.
selge , jääb Volvo . nii , võtame järgmise . ja see nüüd . mul on lihtsalt nagu hea , kurb meel sellepärast , et selle asemel , et stsenarist võiks kirjutada konkreetselt asju , ta hakkab meile siin kuradi poeesiat kirjutama . mis see tähendab ? Anna vaatab vannitoas Maria asju ja laseb lõhna . mis edasi saab ? Anna leiab kapist rohelise suvekleidi ja laseb jälle lõhna . ja veel sellele otsa Anna leiab puust karbist kullatud tildo , laseb lõhna . mis kurat ? no kuidas ma seda ütlen ? lõhn , laseb lõhna . saad aru ? ei , saad aru , kui talle vett . saad aru , laseb lõhna nagu . see on täiesti tööohutu . kuidas see segab tööohutusse kuidagi kirjutab ? saad aru , mis ma mõtlen ? tahad plahvatusi teha siis ? ei , kurat , noh . ma ei ole nõus . Kas te ei oska ma võin stsenaariumi omaenda lugeda? stante teha , aga nagu tulega . ta peeretab , noh . ta peeretab , ta fucking peeretab , noh . kullalised tildo peale . aga miks ? on minu küsimus . no selles mõttes , et ei no . no sa võid iga asja . turvalisuse mõttes on fine , aga mul lihtsalt nagu tekkis siin küsimus , et miks ? okei , lähme edasi , ega ma ei , tegelikult vahet ei ole . nii . sümbolism , noh . mis see kella teema on , ma mäletan , seal on mingi jama oli , nii . Anna ja Juhan sätivad magama , tulede kustutamine . siiamaani on fine kõik , aga pärast seda Juhan hakkab panema äratuskella . see on äratuskell . siin on auk . okei , käsi kellal ei ole , unustame need ära . aga igastahes küsimus on selles , kas see on turvaline , et me selle stseeni lahendame niimoodi ära , et näitlejal ei teki ühtegi vigastust . kunstnik . no me saame ju ise valida , millise kella me teeme , kas me üldse võtame näitamiste kella tegelikult . võib-olla hoopis oleks kõik kaadriväli . tehniliselt saaks kõike teha helis . miks näidata seda , mis saab ette kujutada , mitte midagi , mis me suudame näidata ekraani peal , võrdus sellega , mis vaataja suudab enda peas ette kujutada . sest et me suudaksime seda helis teha . ja kui te näitate minu nägu sel ajal , reaktsiooni , te võidate Oscari , mina võidan Oscari , aga te läbi minu võidate Oscari . jah , jah , ütlesid , me lahendame selle asja veelis või ? jah . ei , minu näoga . mingi aeg saab täis . ei , ma räägin seda , et nagu see ei tööta . me peame iga kord , kui sa hakkad midagi ütlema , jätame meelde , me peame rääkima tööohutusest . ehk siis suuname kogu aeg teemad sellesse , et me saaksime võimalik . no mina üritasingi seda teha . ei no ma proovisin ka , aga sa veel paukus mulle vastu kogu aeg . tööohutus on tähtis . tööohutus . Toomas. ei , aga Toomas . no nii , tervist . tervist . oota , mis